Oleme jõudnud enda perega Ateenasse. Vaadake seal taga paistab siis Akropol ja saime siis väga lähedale korteri. Meie korter on siis selles majas 3. korrusel ja mõtlesime, et oleme saanud eriti hea parkimiskoha ka maja ees, aga meie autost 4 autot eemal. Keset päeva on löödud aken sisse, ühel masinal siin iste on all. Arusaadav, et pagassist on siis midagi välja võetud ja meie auto on siin siis 4 autot eemal ja maja ees pargib seal see Subaru Forester. Et ma ei tea, jälgijatele ka, et tasub ikkagi Ateenas kindlasti võtta tasuline parkla. Ja et ütleme niimoodi, et see 20 eurot öö, mis see siis on, kui sa kogu reisi eelarvet arvesse võtad, siis see ei ole mitte midagi. Igastahes parem, kui tegeleda siis millegi sellisega. Et kui tahate veel saada Ateenast ägedaid tippe ja trikke, siis hakake kanalit jälgima siit Instast, TikTokist ja muidugi YouTube'is ka, Arvid E-Rett. Kiirelt ütlen selle parkla kohta ka siis, et kodu lähedal leidsin sellise parkimismaja nagu Skill Oil läbi siis 4 korruse, katus on ka veel ja 24 tundi maksab 20 eurot. Siin lähedal on ka väliparklaid, näete vasakul ja paremal. Meie maja on nüüd siin seal üleval, seal nuka taga ühesõnaga, et mingisugune 3-4 minutit kodust siia jalutada. Et aga need väliparklad maksavad kusjuures siin 30-35 eurot öö, aga see Skill Oil siis on päris hea diil, 20 eurot ja kui pikemalt jääd nädalaks, et siis teevad veel selliseid mingisuguseid persooni hindu ka. Vot nii.